õnnistatud ülestõusmise rõõmuaega ja tervitused Eestist. Praegu on väga asjakohane eestikeelse sõnaga öelda tervist, nõnda ka soovime teretades, et meil oleks head tervist. Pidin tulema 19. aprillil Helsingis eestikeelset jumalateenistust pidama. Nüüd on olukord teine ja peame leppima sellega, et läbi interneti saame olla osaduses. Ülestõusmispühad on juba peetud, munad on värvitud, ka pühade munad on juba meil kodus ära söödud, aga ülestõusmise rõõmuaeg kestab ja need ristikoguduse väga kesksed ja rõõmsad teemad ka jätkuvad. Ja nõnda on ka täna asjakohane süüdata paasaküünal Kristuse ülestõusmise valgus ja jagada teiega mõned mõtted. On kevad, loodus liigub juba kaua omasoodu, märtsikellukesed on juba õitsenud, sillad õitsevad. Kui päike paistab, siis mesilased tiirutavad ringi, linnud laulavad kaunisti. On tunda seda looduse loomulikku kevade rütmi. Inimeste elu käib praegu hoopis teistmoodi. Me oleme täiesti ainulaadses olukorras. Koolid, kirikudki on kinni ja tänavad on tühjad. Paljudele inimestele meenutab see sõjaaega, kui inimesed olid evakueeritud või pommivarjendis. Praegu tegelikult ka tühjad tänavad on väga lootusrikka sõnumiga. See näitab, et inimesed püsivad kodus ja me tegeleme viiruse vastase võitlusega. Koroona on muutnud kogu maailma elurütmi, ka arusaamu, küllap ka väärtushinnanguid. Ülestõusmispühad kuulutavad meile, et pärast Jeesuse ülestõusmist on kogu maailm muutunud. Mitte alles nüüd pärast koroonat. Jeesus Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on võitnud surma ja kurjuse meelevalla. Ja see on midagi väga suurt ja erilist meie kõikide jaoks. Tänase pühapäeva evangeelium on Johannese 21. peatüki algusest. Ei saa ütelda, et täna kirikutes loetakse ja kuulutatakse. Küllap ka video vahendusel seda nõnda tehakse ühes ja teises kohas. Aga siis täna on meil teemaks Jeesuse ilmumine Tiberiase järve rannal. Ja see on Johannesel huvitav tähelepanek, kuidas Jeesuse jüngrid pärast Jeesuse ülestõusmist, isegi pärast Jeesusega kohtumist, ometi lähevad Galileasse ja asuvad oma vana töö juurde tagasi. Nad on kalamehed ja Johannes räägib, et 7 Jeesuse jüngrit, Peetrus, Toomas nende hulgas, on Galileas. Eks tuleb ka leiba teenida ja sellepärast tuleb ka ikkagi kalale minna. Võib-olla nad on ka segaduses ega tea, mida peaks ette võtma. Aga Johannes räägib sellest, et nad on öö otsa püüdnud kala, aga tegelikult midagi pole saanud. Ja kui on hommik, seisab Jeesus järve kaldal, jüngrid ei tunne teda ära. Paat on umbes 100 meetrit kaldast eemal. Jeesus hõikab neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvast? Ja nad vastavad, ei ole. Aga Jeesus ütleb, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Jüngrid talitavad nõnda ja saavad suure kalasaagi. Ja Johannes ütleb, et siis tundsid jüngrid ära, et see võõras mees, kes kaldal neid õpetas, ongi Jeesus.
üles tõusnud issand. ja Peetrus, nagu ta on hästi keevaline, emotsionaalne, hüppab vette, ei kannata seda oodata, kuni paadiga vaikselt kaldale sõutakse. Peetrus jõuab kaldale, ka jüngrid toovad kalasaagi ja Jeesus ütleb neile: tooge neid kalu, mida te praegu püüdsite. Tema ees on aga ka lõke, kus on tema püütud, tema leitud kalad ja leib. ja nõnda Jeesus katab jüngritele ka sinna Tiberias või Galilea järve rannale hommikusöögi. Jüngrid ei märka või julge Jeesusega midagi rääkida, küsida, aga nad võivad koos süüa ja tunda erilist kogemust. Nad saavad olla koos ülestõusnud issandaga. Ja Johannese kirjeldatud söömaaeg tuletab meile meelde ka natukene armulauda, kuigi seal on leib ja kala, mitte leib ja vein, aga selles söömaajas on midagi pidulikkust ja Jeesus, ülestõusnud issand, on ise selle toidu jagaja. Kui me pühitseme armulauda, siis me toome ka altarile, issanda lauale leiva ja veini, nõnda nagu meie vanades palvetes ka on öeldud, maa ja inimkäte või viinapuu vilja. Armulauas on ühelt poolt seotud inimlik töö, midagi reaalset meie inimeste igapäevasest söögist, leib, pein ja Jeesuse käes, tema õnnistuse läbi saab sellest üks eriline vaimulik toit. Ja sealt ka edasi võime mõtelda seda, et kui me saame osa armulauast, me saame Jeesuse läbi toidetud vaimuliku roaga ja see annab meile sisemist rahu, kinnitab meie usku ja loob meile üht erilist osadust ülestõusnud issandaga. Nõnda ka armulaud tuletab meile alati meelde, et Jumal meid inimesi enda juurde kutsudes ja meid ka oma riigi töös kasutades, kasutabki seda materjali, mis me oleme, inimesed oma oskustega, oma andidega, oma heade plaanide ja tahtega, ka oma vigade, oma nõrkustega, oma eksimustega. Jeesus toidab meid armulaual, liidab meid ja seeläbi me saame kui ühe uue kvaliteedi. Soovin ka täna meile kõikidele, kui me ei saa koguneda kirikusse, kui me ei saa nõnda reaalselt üheskoos pühitseda ja osa saada pühast armulauast, et issand võiks meid ometi kasutada ja oma vaimu läbi meid juhtida, uuendada ja meid ka kasutada selle hea ülestõusmise sõnumi kuulutajate ja kandjatena. Rõõmu ja rahu ja tervist meie kõikide kodudesse, meie südametesse.